seiklused ei väsi lõppamas teinekord ära. Eile siis kohalikus väikekülakese kõrval olevas Alevis noortekeskuses mingi purjus Tegelinski lendas sisse, hakkas seal mingi kaklema. No, ametiasutus tegelikult seal ei tohi. Lisaks hirmutas teisi väikseid lapsi ära. No sinna tuli patrull siis kohale, ma läksin vaatama, kuidas minu lapsel on. Ja siis vaatasin, mismoodi patrull toimetab seal sees, esitasin küsimusi ise seal mõningaid ja juhtisin mõningatele asjadele tähelepanu ja see nendele muidugi otse loomulikult ei meeldinud. No, näha. No, meesterahvas politseinik mulle sükene alla lõuga, pisikene poiss ja naisterahvas küüned pikemad kui 2 sentimeetrit, kunstiriipsmed täis nagu plastik. Ja vaatasin seal see lihtsalt peale ja tahtsin nagu küsida ka, et kuulge, traalite nagu sisse-välja, et nagu olge hea, et porimatt on maas, et tõmmake palun jalad kuradi vähemalt porimati pealt üle, et tehke jalad puhtaks, et nagu noored peavad korda hoidma, käivad sokkides sees ringi, et nagu põrandad on puhtad korras, et nagu nii palju, ma saan aru, et nagu politseinikud ja särki-värki, aga et ei viitsi jalast ära võtta seda, aga porimatt on siin, et nagu nii palju võiks nagu harituid ja kombed inimesel olla, et tõmbab nagu porimati pealt jalad üle, eks. Et nagu porid natukenegi porid alla alt ära. Aga no naisterahvas ka nagu ei ole seda. Nagu nii kombetu mats, noh. Vasendav. Siis täna käisin siis Rakveres ja võtan siis söögikraami poest ja muud asja, siis seisan järjekorras, vaatan, mu ees on meesterahvas. Vaatan korra tema poole, vaatasin, sama poiss, politseinik, ärariietes. Tere! Mitte midagi muud, viisakalt. Tere! Vaatab minu otsa. Okei, no palju õnne sul. See, et sul on emotsionaalne trauma kuskil. Mul on jumala vasak. Aga lõpetab ära, võtsin, et aega. Ikka. Nagu kus kohas sul see tampoon perses on? PPA! Küsin kassapidaja käes ka, ütlen talle, kassapidaja vaatas, mis värk nagu oli, et ütlesid, kuulisid, mõtlesin tere. Ütlesin head aega, vaatasid, nagu ei tehtud väljagi, mõtlesin, et see ment omadega. See selgitab kõik. Valdav osa Eesti inimesi teadvustab seda. Ment on ment. Vahet ei ole, kas sa proovid ka viisakalt või proovi. Ment on ment. Kastraadid. 12 aastat on neid koolis annuleeritud. Sealt ei olegi mitte midagi mõistlikku tulemus. Isegi kui sa otsid inimlikkust, siis ma olen aastate staasipikkuse peale, mis mina nendega kokku puutunud, väga vähe inimlikkust selles kohas nagu näinud, et seal nagu lihtsalt see mentaliteet, olemus on ainult ära panna. Juba politsei tuleb appi. Minu kogemuses on ka see, et mul on auto tehniline rike ja mulle tullakse ähvardatakse trahvi teha, kui ma ei pane ohukolmnurka autos kaugemale kui 10 meetrit. Ehk siis tuli reaalselt mõõtis ära selle ohukolmnurga distantsi. Selle asemel, et küsida, kas saab aidata midagi sellist, et ei, teeme trahvi. Nagu ükskõik, mis asi sul tehnoriike või unustad mingi asja ära, politsei tuleb, aitab sind, ta teeb trahvi. Aitame, teeme trahvi. Ma ei tea, nagu minu loogika nagu kinni ei võta, mismoodi see on nagu aitamine, et inimene peaks näiteks olema majanduslikult kehvas seisus ja korjab kokku, et saada autokindlustus ära teha või see on nagu halb näide muidugi või mis iganes pisikene tõrge on ja tegeleb selle lahendamisega, siis politsei avastab selle asja. Teeme trahvi! Nagu halloo, PPA ütleks, et nagu saatke parem kogu oma kaader ka psühhoneuroloogia keskusse ravile. Selles suhtes, et reaalselt nagu päris psühholoog, nagu kes tegelikult ka oskab inimestele psühhoanalüüsi teha ja nagu vaadata, kas nad on kompetentsed mingi koha peal töötama või olema. Ma olen üsna veendunud, et circa 90% Eesti politsei kaadrist ei kvalifitseeru selle ameti koha peale. Veel vähem
kui nendele kontroll peale panna ja nad ära kontrollida, siis nendele inimestele ei tohi relva kätte anda. Sellepärast, et nad ei ole psühholoogiliselt stabiilsed inimesed kandma relva. Mina olen näinud ja kokku puutunud korduvalt sellega, kus politseinik lihtsalt, ma ei tõsta häält, ma olen viisakas, ma olen rahulik, ta lihtsalt psühholoogiliselt kukub kokku omadega. Ta läheb nii närvi, et ta väriseb koha peal. Kuule, sul on kõik hästi või? Nagu, nad ei saa. Nagu, midagi läheb hapuks selle koha peal. Varsti, inimesed saavad aru, et nad on kasutud ahvid ja inimesed saavad aru sellest, et mingit turvatunnet, et küll sellest ei teki, kui kuskil patrulli näevad. Minul tekib iiveldus. Kui ma näen politsei patrulli kuskil, ma näen autot kuskil liikumas mingi turvaline. Siukest tunnet mul ei ole. Mul ei olegi vist kunagi siukest tunnet nagu olnud. Pigem on tülgastus. Pigem on see, et inimesed jäävad paigale ja ootani nii kauaks, kui see kuradi patrull uttu tõmbab. Sellepärast, et ei taheta. Sellepärast, et nad on ahvid. Sellepärast, et nad ei ole Eesti Vabariigi ajal reaalselt olnud kodanikuühiskonda toetavad, vaid nad on ainult karistavad. Nad on ainult kontrollivad, nad on ainult sitta keeravad. Et nagu politsei ja piirivalveamet, pange ennast palun kuskile, minge ära kuskile lihtsalt, pange oma putka kinni või tehke üks korralik reform. Ja kui teil ei ole piisavalt pädevust, ma tulen appi. Ma teen psühhokontrolli teie töötajatele, ma vestlen nendega, ma istun laua taha maha kas või ükshaaval või klassi kaupa ja näitan sõrmega ära, sina ei ole sobilik politseinikuks, tõmba uttu, mine ravile. Milles küsimus? Ma võin aidata teid, üleskusse pea teile, ma tulen ja aitan teid. Ma aitan teil välja praakida kõnsa enda ridadest, et te ei mustaks ega situks täis oma profiili enam.